Tšauki tšau! Täna hästi pikk paus, sellepärast, et see on päriselt ka hästi oluline teema. Ma räägin sulle sellest, kuidas kõik tegelikult ka taandub sellele, kui suurel tasemel on sinu enesekindlus, kui palju sa väärtustad iseennast ja kui kõrge on tulenevalt sellest sinu enesekindlus. Miks see teema on oluline? Sellepärast, et enesekindlusest, eneseväärtustamisest sealjuures sõltub kõik, mida sa teed. Milline on sinu elukvaliteet? Alustame isiklikest suhetest näiteks. Minu käest küsitakse palju, kui sa jälgid mind Instagramis, siis sa võib-olla storidest ja mu nendest postitustest oled välja lugenud seda, et mul on kodus väike beebi, 8-kuune. Aga lisaks sellele ma käin päris palju ujumas mitu korda nädalas. Ma tegelen suuremate lastega, ma tegelen tööasjadega, meil on arendusprojekt käsil ja siis ma käin massaažis ja ma teen igasuguseid asju. Ja siis mult küsitakse seda, et Liina, kuule, kuidas sa seda kõike jõuad? Kuidas sa seda kõike teed? Mitte selles mõttes, mis mu tervislik, kas ma energia mõttes jõuan seda kõike teha, vaid kuidas ma saan võtta aega väikese lapse kõrvalt, et seda kõike teha. Kas või need videod siin, ma olen täna kontoris jälle ja ma tulgin tegema oma asju siia ja nüüd ma teen teile seda videot. Selleks, et ma saaksin neid asju teha, on mul vaja tugimeeskonda. Aga kuhu väga paljud teised naised ära kaovad, on see, et nad ei julge küsida abi. Neil tekib süütunne, et kui mina lähen ära, mis siis saab lapsest või kuidas ma panen kellelegi teisele, ma ei tea, need minu kohustused peale, mis ma olen võtnud omal ja nii edasi. Siin on vägagi enesekindluse teema, et sa julged küsida abi. Julged oma mehelt küsida, julged, ma ei tea, vanavanematelt, kellelt iganes. Ja ei pea olema see su sugulane, kui sa oled sellises olukorras, et sul ei ole, ma ei tea, mees ei aita või sul ei olegi lastel isa ja nii, et julgeda küsida kas või, ma ei tea, naabrinaiselt, kes on üksinda väikese lapsega, et kas me saaksime kuidagi koostööd teha näiteks. Alati on võimalus, enesearenguga teema, tegelemine, et sa saaksid elukvaliteetsi tõsta. Ma ei tea, et ma saaksin mingit koolitust läbi teha. Mina osalen ka endiselt koolitustel, ma arendan ennast endiselt. Ja ma võtan selle jaoks aega iseendaga tegelemiseks, päeviku kirjutama, kõik need asjad, see peab kuskile mahtuma. Ma võtan selle jaoks endale aega. Ja see aja küsimine on kõigepealt enese väärtustamine, et ma olen väärt seda, ma võin seda teha, et ei tekiks see süütunde teema naisena. Ja teine asi on see, et mul on enesekindlust minna ja küsida. Nii, võtame töövaldkonna. Mul on enesekindlust oma ideid välja käia. Mul on enesekindlust minna, kõigepealt ma väärtustan, kui me räägime töö vahetamisest, ma väärtustan ennast nii palju, et ma väärin paremat tööd kui see või paremaid tingimusi, ma väärin seda kasvu ja nii edasi. Eks, see on üks asi. Teine asi on see, et ma otsin seda, ma võtan ette neid samme enesekindlalt, et oma elukvaliteeti muuta juba. Ja kolmas asi, kui ma olen töövestlusel, kui palju mängib seal rolli enesekindlus. Kui mul on töölaua taga inimene, kui ma näiteks palkan, Niuks, Liina, palun võta mind tööle, et ükskõik, mida ma tahan. Ma teen kõik, mida sa tahad, et palun võta mind tööle. Või siis mul on laua taga inimene, kes ütleb, Liina, vaata, sul on see asi. Mina olen kõige õigem inimene neid asju lahendama sellepärast, et ma olen teinud seda, minu tulemused on olnud sellised, Kumma inimese ma valin? Mis sina arvad? Kumma sina valiksid? Enesekindlus mängib rolli. Ma väärtustan ennast, mida ma olen teinud, mida ma olen õppinud ja nii edasi. Ja ma olen niivõrd ennast väärtustav ja enesekindlalt tänu sellele, et mina olen see inimene, keda sa vajad. Mina olen selles ettevõttes see inimene. Vahet ei ole, kas sa otsid tööd, sa töötad või ma ei tea, mis iganes. Kui sa tahad ise endale tööd teha, ettevõtja olla,
investoritelt raha küsimine, sa tahad oma raha kasvatada, võib-olla passiivseid sissetulekuid lugeda. Kõik on enesekindluse taga, täpselt samamoodi. Sa lähed investorilt raha kaasama, näiteks kas siis investeeringutesse või oma ettevõttesse, selle suhtumisega, et sul on mind vaja, mitte minul ei ole sind vaja. Tee see taustatöö ära. Kõige tähtsam töö on sul iseenda ka, ja visiooniga ka, ma olen seda sulle rääkinud. Klientidega, müügis, enesekindlus. Sa võid tohutult uskuda oma tootesse või teenusesse. Aga kui sa ise seisad endal ees, siis suga ei tule seda müüki, ei tule neid tulemusi, mida sa teed. Issand, mida inimesed minust arvavad, kui ma hakkan müüma? Ma olen ise seal olnud, päriselt ka. Ja mida ma teen? Ma ei müü. Ma ei kutsu sind enesekindluse koolitusele. Ma võin uskuda nendesse tööriistadesse, mis ma sinna koolitusele on pannud, aga ma ei kutsu sind sinna, et ole hea, tule, sellepärast, et ma tean, kuidas see töötab. Ma ei kutsu sind sellepärast, et ma kardan, mida arvad sina minust, kui ma pakun sulle seda. Äkki ma olen liiga tüütu. Äkki ma ei meeldi talle. Äkki ma olen liiga konkreetne. Mis iganes mul viga on. Need on kõik nii alateadlikult sees, et sa isegi ei tea, mida sa ise enda kohta mõtled. Kui sa ei ole endaga tegelenud või siis tead, no need, mida sa tead, need tuleb kõigepealt ära ravida. Ise enda sees. Ja me seisame endale ees, sa pead see lihtsalt, üks lugu müügist. Mul oli vanatädi ammu aastaid tagasi, kui ma läksin õppima ja tegema ja tema oli tõsiselt tugev jumalusklik. Ja ta tuli minu juurde, ütles, Liina, lõpeta see majanduse värk, ära mine õppima seda majandust, tule, sa pead tulema, sa pead Jumalat hakkama uskuma, Ja ma mingi, ei, miks, Ja ta ütleb, ma ei saa, ma ütlesin, et aga kas me saame, vanatädi, et sa oled nii armas ja et ma tahan sinuga hästi läbi saada ja et kas me saame niimoodi, et et sa iga kord, kui me kohtume, et sa ei suru mulle seda peale. Ta ütles, et ma ei saa, Liina, sellepärast, et ma tõesti kardan, mis sinuga juhtub, kui sa ei usu Jumalat. Ja võt see on see, esiteks, ta usub Jumalat nii palju ja tal on Jumal ükskõik, mida ma temast arvan. Vaid ta usub, et ta tõesti siiralt armastab või muudab sellega minu elu paremaks ja ta pakub mulle seda nii kaua, kuni ma selle vastu võtan. Meie suhtes juhtus küll nii, et tema lahkus enne minu sihikindlust, aga see selleks on. Sa saad aru, et sa tuled ise oma tee pealt eest ära, et sorry, ma tahan sind aidata, ma tahan enesekindluse koolitusega ka sind aidata, sellepärast, et see, kas sa nüüd ärritud selle peale, see trigerdab sind, et Liina on nõme ja nii edasi, see on peegel sulle, Mina tahan sulle head, sellepärast ma näen, kuidas see töötab, ma olen ise endal tee peal eest pidevalt. Su teenuse või toote kvaliteet, kas sa oled, ma ei tea, Honda või oled sa Rolls-Royce, see on sinu enesekindluse teema, Kui kõrged on sinu hinnad, see on sinu enesekindluse teema. Minul täpselt samamoodi. Meil kõigil on see teema. Nii et mis ma tahan sulle öelda? Kõik asjad taanduvad enesekindluse peale. Kui truu sa ise endal oled? Kas minul näiteks samamoodi, me pidevalt lükkame mingeid asju edasi. Mul on raamat välja andmata, mul on rahauskumuste koolitus on järgmine projekt valmis teha ja nii edasi. Aga see on ikkagi niimoodi, et võiks hakata ju filmima juba järgmist koolitust, Mul võiks see Jumala eest ammu tehtud olla juba. Aga ma ei saa sellepärast, et mul on see. Aga tegelikult, kui ma võtaks samm haaval ja hakkaks neid asju tegema, siis oleks see tehtud. Ja võib-olla müüks juba, ma oleks hoopis teises kohas. Sul tulevad need ideed, teed need ideed ära, mis sa oled ise endal lubanud. Ja siis on need tulemused paratamatud. Aga mis juhtub, on see, et sa oled ise endal ees igasuguste nõmedate põhjustega, mida sa oled lapsepõlvest õppinud või elu jooksul õppinud. Laseme lahti. Lahti laskmine on töö iseendaga ja mul on sulle tööriistad olemas. Tule enesekindluse koolitusele, eks? Aga isegi kui sa ei tule koolitusele,
ja ma käin sulle jumala närvidele praegu juba selle jutuga, siis see on okei, sellepärast et see on peegel sulle, et miks mina ei tee nii, miks mina nii enesekindel ei ole. Ja pööra tähelepanu sellele, et kuidas ma tõstan eneseväärtust. Sellepärast, et kuidas sa mõõdad eneseväärtust ja kui palju sul on enesekindlust. Enesekindluse läbi sa tegutsed, on ju, aga eneseväärtus on see põhi. Kuidas sa mõõdad eneseväärtust? Distsipliiniga iseendale. Kas ma teen neid müügikõnesid, kas ma teen neid videosid järjepidevalt, mida ma olen lubanud? Kas ma tegutsen selle toote kallal, mis on minu sees, mis tahab välja tulla, kas ma teen neid samme, mida ma tegelikult tean, et peab tegema. Kas ma teen investeeringuid igakuuseid, nagu ma olen lubanud või ei ole, et jõuda võib-olla passiivsete sissetulekuteni ühel hetkel. Et kõik asjad taanduvad sellele, kui palju sa iseennast väärtustad, kui tugev on sinu enesedistsipliin, ka võib-olla oma figuuri osas, oma tervisliku heaolu osas. Enesedistsipliin on parim mõõdik eneseväärtustamise juures ja eneseväärtustamisega koos kasvab enesekindlus. Enesekindlat alanud nädalat sulle ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!